nii, tere! Täna ma näitan siis teile kuidas ma teen valget kastet. Nii mõnigi on küsinud, kuidas sa seda teed, see on ime maitsev. Kõigepealt panen siis natuke õli. Nii. Ja lasen ta kuldpruuniks. Nii. Ja ma lisan siia 3,5 supilusikat jahu. Segan kõik ilusti läbi. Nii, nüüd ma olen ilusti jahu, õli ja sibulaga läbi segatud. Ja nüüd ma hakkan vaikselt valama jääkülma vett. Hästi vaikselt. Ja ise segan samal ajal. Parem on seda ja nii kaua segad, kuni ta pakseneb. Siis jälle valad, jälle segad. Kogu aeg nii. No, vett võib olla oleneb palju kastet teete, liitri jagu kindlasti. Ja kindlasti vala korraga seda vett siia pannile, sest jahu vajab küpsemist. Ja muidu ta jääb vedel ja jäävad tükid pärast sisse. Niimoodi kõik teeme, kuni see vesi on siis pandud. Ja loomulikult siis vahepeal ka pange omale panni kuumus ka väiksemaks. Muidu on paha, kui ta mingi tumedaks läheb ja jääb siuke kõrbe maitse juurde. Kaste peab jääma ilus ja valge. Paame ka vett. Ja siis jälle segame. Ja see võtab aega, aga lõpptulemus on väga maitsev. Nii et kannatust. Nii, et kui siis kogu see vesi saab pandud, näeb ta siis välja selline. Siuke mõnus, päris siuke paks juba. Ilus. Nüüd paneme siis maitseained. Nii, mina panen siis siia peaaegu ühe teelusika suhkut. Siis ma panen siia teelusikatäie söögisoola ja natuke pipart. Segan kõik läbi. Nii, ja nüüd mul on ka valmis juba pandud piim. Ja piim hakkame ka nüüd samamoodi vaikselt valama. Nagu vett. Ja piima siis ka 1 liiter. Ja täpselt tasapisi segate jälle ära. Kui hakkab mulisema, valab uuesti. Ja niimoodi jälle, kuni siis see piim saab otsa. Ja muidugi on siis hästi tähtis see, et ei kalla siis korraga seda piima siia sisse. Järk-järgult ja vaikselt ja siis segades nii kaua siis ta ilusti pakseneb. Et muidu juhtub see, et teil jääb vedel kaste, aga võivad jahuklimbid sisse jääda. See on hästi tähtis. No, edasi teen mina muidugi ja tuleb ka väga hea kaste. Ja nüüd ongi siin tulemas meil jõulud. Ta sobib ideaalselt, siis hapukapsa ja seapraega. Meil on muidugi ka sardelli kõrvale hapukapsa. Tõesti väga maitsev kaste. Ja nii nagu rääkinud olen, siis pausid, need rohelised, mis meil on, super abimehed. Sellega panen nüüd piima, mida vett. Oleme kogu piima ära pannud. Siis lisame natukene hapukoortu, umbes 100 grammi. Mitte palju. Segame kõik läbi ja siis proovime.
kuidas maitse on. Kas on veel vaja midagi juurde panna? Väga maitsev, aga ma paneksin natukene soola juurde. No ma panen juurde kuskil 1,5 teelusikat. Kokku on siis siin 1,5 teelusikat soola. Lükkame korralikult läbi ja proovime veel. Väga hea. Nii, selline siis minu kahte välja näeb ja maitseb väga hästi. Valmis ta ongi. Sobib ta siis kartuli ja liha kõrvale, nagu ma ütlesin. Minul siis täna praevorst, kartul ja natuke paprikat. Ja head isu ka teile ja head katsetamist!